Kas teadsite, et Eestis on 23 erinevat lennuvälja? Kas soovite leida kohta, kus testida oma uut õhusõidukit või siis näidata, et teie masin on kiirem kui Pässarexi tuunitud Bemu? Siis siin on 23 võimalust, kus seda järgi proovida. Alustame kõige väiksemast. Esiteks, Tallinna Linnahalli kopteriväljak. Rajatud on ta aastal 2000, asub ta Tallinna Linnahallis. Tuntud peamiselt kunagi oma kopterlaini pärast, mis siis lendas Eesti ja võiks täpsemalt Tallinna ja Helsinki vahel. Piirissaare lennuväli. Kuigi ma seda lennujaama nüüd lennuvälja kaardi pealt üles ei leidnud, leidsin selle kohta nii palju infot, et tal on olemas ikkagi oma lennujaama kood ja rajapikkuseks on 600 meetrit. Varstu lennuväli. See 600 meetri pikkune lennurada on asfalteeritud ja ka kõige lõunapoolsem lennujaam Eestis. Ehitatud on ta aastatel 1976 kuni 1977. Ruhnu lennuväli. Asub ta Ruhnu saare lõunaosas. Rajapikkuseks on 600 meetrit. Ruhnu kõrval oleval Kihnu saarel asub Kihnu lennuväli. Koosneb ta 2 lennurajast, mõlemad on pikkusega 600 meetrit. Jõhvi lennuväli asub Jõhvi vallas Jõhvi linna kõrval. Tal on üks lennurada pikkusega 650 meetrit. Lükkholmi lennuväli asub Läänemaal, lennuraja pikkuseks 660 meetrit. Karksi lennuväli asub Viljandimaal, Polli külas ning tema raja pikkuseks on 675 meetrit. Viljandi läheduses asub Viljandi lennuväli pikkusega 800 meetrit. Narva lennuväli on kõige idapoolsem lennuväli Eestis. Asub ta Narva läheduses ja raja pikkuseks on 870 meetrit. Ridali lennuväli asub Võrust põhja pool. Raja pikkuseks on 1200 meetrit. Lennuväli on peamiselt tuntud oma purilendude poolest. Kuusiku lennuväli asub Rapla linnast mõne kilomeetri kaugusel. Koosneb ta 2 rajast, üks neist 1500 meetrit, teine 800 meetrit pikk. Lennujaam on peamiselt tuntud oma langevarju hüpete poolest. Kärdla lennujaam asub Hiiumaal Kärdla linna läheduses. Selle asfalteeritud lennuraja pikkuseks on 1520 meetrit. Tartu lennujaam. See 1946. aastal ehitatud lennujaam asub Tartu linna läheduses. Selle asfalteeritud lennuraja pikkuseks on 1900 meetrit. Lennujaama kõrval tegutseb ka Lennuakadeemia. Kuressaare lennujaam.
See lennujaam asub Saaremaal Kuressaare linnast lõuna pool. Lennujaam tuleb 2 lennurajaga, mõlemad neist on asfalteeritud. Nende pikkuseks on 2 kilomeetrit ja 800 meetrit. Tapa lennuväli on endine NSV Liidu sõjalennuväli, mis täna enam kasutuses ei ole. Lennujaam asub Tapa linnast mõne kilomeetri kaugusel ja lennuraja pikkuseks on 2480 meetrit. Rutt ja Sõja lennuväli. Tegu on Eesti kõige põhjapoolsema lennuväljaga. Raja pikkuseks on 2500 meetrit, kaetud on ta betoonplokkidega. Praegu kasutatakse lennujaama peamiselt kiirendusvõistlusteks. Haapsalu Sõja lennuväli. See lennuväli asub Haapsalust kusagil 4 kilomeetri kaugusel. Tema betoonraja pikkuseks on 2500 meetrit. Rada kasutatakse peamiselt drifti- ja rallivõistlusteks. Nurmsi lennuväli on endine Nõukogude Liidu sõjalennuväli. Raja pikkuseks on 2,5 kilomeetrit ning ta on murukattega. Lennujaama kasutatakse peamiselt langevärihüpeteks. Pärnu lennujaam asub muidugi Pärnu linna läheduses. Tema raja pikkuseks on 2,5 kilomeetrit. Ämari lennubaas. See lennubaas rajati aastal 1940. Praegu tegutseb seal Eesti Kaitsevägi ja NATO. Lennuraja pikkuseks on 2750 meetrit. Raadisõja lennuväli. Antud endine Nõukogude sõjalennuväli koosneb 2 lennurajast, 3 kilomeetri pikkune ja 1 kilomeetri pikkune lennurada. Täna kasutatakse seda lennujaama autospordiks ja hiljuti rajati sinna ka Eesti Rahva Muuseum. Lennart Meri Tallinna lennujaam. Tegu on Eesti kõige suurema lennujaamaga ja see asub Tallinna linnas. Lennujaam avati 1936. aastal. Lennuväljal on 5 ruleerimisrada ja 14 terminali väravat. Siin oli siis 23 Eesti lennuvälja. Üks huvitav fakt on ka see, kui kõik lennuraja pikkused kokku liita, saame siis sellise kogu pikkuse 38 kilomeetrit. Päris kõva lennurada. Aga ma tänan, et vaatasite ja kohtume teinekord.